Tšau! Olen ühes kohas. Arvestades seda, milline, kuidas ma ütlen, et jama tuli hüljatud kolhoosi asula videoga, siis kuigi ma seal ka ei öelnud otseselt, kus ma olen, siis tegelikult parem on mitte rääkida sellest, kus ma olen, kuigi kes seda kohta näeb, see tõenäoliselt tunneb ära selle. Kusjuures ma vaatasin, et viimastel päevadel on selle koha kohta juba nii mõnigi video üles riputatud, et ma küll alguses arvasin, et ma leidsin selle mingisugune septembri lõpus siin. Et tulen ja filmin ja äge, keegi ei tea, aga näed, inimesed on üles selle leidnud. Et ma küll ei ütle, kus see on, aga ma usun, et kes vähegi viitsib uurida ja natukene guugeldada, siis tunneb ära selle koha. See koht muidu, kus ma siin praegu olen, iseenesest on üks vana mõis. 17. sajandil on see mõis ehitatud. See peahoone 18. sajandi lõpus. Sellega on selline lugu, et siin oli Nõukogude ajal ja ka Eesti Vabariigi algusaegadel vangla. Nii huvitav, kui see ka ei ole. Et see vangla on ka ilmselt üks põhjuseid, miks see mõis selline maha jäetud ja üsna sellises kehvas seisukorras on, kuna vangla toimimise jaoks on siin tehtud erinevaid ümberehitusi, mis on siis seda mõisa nii-öelda originaalarhitektuuri tundvalt rikkunud. Nii-öelda nõukogude päraseks tehtuna ei ole ta üldse enam selline, tõenäoliselt ei ole ta selline asi, mida nüüd oleks mõttekas taastada. See vangla oli 80. algusest kuni 96. aastani vist. Korra tšekkan. Jaa, täpselt. See vangla asutati 82. aastal ja likvideeriti 96. aastal. Tippajal oli siin 116 kinnipeetavat, kusjuures need ei olnud mitte sellised retsidivistid ja mingid padukriminaalid, vaid nagu selle nimiga oli Nõukogude ajal parandusliku töökoloonia, asenduskoloonia, siis siia sattusid üldjuhul sellised inimesed, kes olid mitte tahtlikult pannud toime kuriteo, ehk siis liikluskuriteo, näiteks sõitsid kellegi surnuks või põhjustasid mingi tohutu liiklusõnnetuse, et üldiselt olid need sellised kinnipeetavad siin. Aga okei, lähme vaatame seda maja siis ka seest poolt, et
ma nagu kuulsin mingeid hääli sealt, et keegi vajab abi. Noh, väga viisakalt on siin. Tere! Tere, tere! Hooramaja 2,0. No vot, ei olegi vangla. Ütleme nii, et seda prügi on siia juba omajagu tekkinud. Ahah, kalender 2009. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis siin, jah, et siin ongi need kongid. Uks ka lahti tuleb. Vot. Ma arvan, et need on kartserid. Ehk siis, kui sa mingi jamaga hakkama said siin kinnipeetavana, siis pandi sind siia. Aga siis ma avastasin, et siin on selline huvitav kang. Et kui see on see, et ütleme, kui sa oled kartseris, siis hommikul oli äratus, ega sul lastud magada nii kaua kui tahtsid. Sellest kangist keerati siis need voodid niimoodi vastu seina, et ei olnud mingit magamist enam, seal on näha. Voodi on üles keeratud. Siin on nad allmasendis, aga siin kui see kang on. No täitsa olemas, jah. No, päris. Noh, nagu päris vangla ustel, et selline luuk. Kõik siis ilmselt anti süüa. Siit see teine võres. Kas keegi, mis ühesõnaga sees tehakse. ...96. aastal see vangla suleti, vangid koliti mujale. Duširuum. Nüüd see. Opa, kamin. Ohoh, kell. Mina näiteks ei olnud oma elus kuulnudki sellisest asjast nagu see vangla siin. Mingi järjekordne soojavee boiler või midagi sellist. Võiks korra tähelepanu sellele puule. Ma ei tea, kas ma nii suurt puud olengi varem näinud. See on nagu tõsine tamm. Vaat see on siuke eriti karm kartser. Täis metalluks, nagu tõsine. No ja siis pandisid siia, istusid siin. Mõtlesid oma tegudele järgi ja siis tuli välja lasti, siis andsid siin allkirja, et enam ei tee lollusi. Mis aasta kalender? 89. No jaa, puhas Nõukogude Liit oli siis veel. Koroona ajal ikka koroona ekstra. Seal all siis oli köök ja söökla. Vist saunad, kui ma õigesti mäletan. Selline ahistav tunne on siin all olla. Madalad laed ja paksud seinad. Või kui palju siin külmkappe on.
vot. Saun. Keris on küll juba kuhugi kõige kaduva teed läinud. Aga noh, saun mis saun. See on siis, siit vist, ei tea, köeti seda või? Torud siin veel, veevärk. Ahah, pesuruum siis. Käisid saunas ära ja siin siis ja see pesta ennast. No vot, see siis oli köök. Ma pakun, et siin oli suur pliit. See on siis kubu nii-öelda. Siin siis tehti see lobi valmis. No vot, soojavee boiler. Ilmselt siit siis, ma ei tea, kas radikatesse või kraanidesse see soe vesi tuli. Värvihais on siin tunda. Päris tõsine värvihais. No ta. Saab välja juba. Aga meil on tegelikult veel siin majas ringi vaadata. Tapeet seinase puha. Kahjuks on kõik sildid uste pealt kadunud, et mis siin oli konkreetselt. No jah, kileskoobid. Kusjuures peaks ütlema, et see koht on siin juba praegu vist suhteliselt populaarne, kuna mõned videod on juba liikvel internetis, siis täna, kui ma siin olen praegu olnud, sõitis mingi auto hoovi peale, nägi, et ma siin filmisin, vaatasid natukene selliseks umbusliku pilguga ja sõitsid vaikselt edasi. No praegu ma kuulsin jälle mingi auto sõitis siin hoovi peal. Rekkamees Priit on kõva mees. Ju siis ei oska kinnitada ega ümber lükata. Uks on mingi hetk siit kinni müüritud. Ja nüüd on see asi, see müür ümber kukkunud, ümber lükatud, siis pigem pakun jälle seif on siin seina sees. Neid on siin päris mitmeid. No, A. Le Coq Premium on seifi pandud. See on siis esimene korrus, all oli keldrikorrus. Esimene korrus. Siis need treppe läheb üles päris mitmest kohast, ma vaatan siit. Ma pakun, et need on kinnipeetavate elamisruumid olnud. Arvestades neid kleebiseid siin ja et siit sai alla sinna kartserite juurde. No vot, ja ülemine siis pesuruum. Nagu Bold and Bankrupt ütleb, et Russian mosaic. Aga nüüd põhimõtteliselt majal on tiir peale tehtud, et lähme vaatame korra sinna
hobusetalli ka, et sellega on ka üks lugu veel. Asja tahtsin ma veel öelda, et edaspidi, kui ma mingeid episoode jälle ülesse panen ja asukohta seal ei avalda, ehk siis see ei ole üldsusele selline teada koht nagu, ma ei tea, Laitse raadiojaam või Rabasaare, siis seda kohta, seda nimetust ma ei ütle seal sihilikult, et ei ole mõtet mulle ka pärast kirjutada, et ütle, kus see koht on. Ei ütle. Kes tahab, see otsib ise selle välja. Tänapäeval on Google väga suur abimees, et kes tahab, see leiab. Maja ise muidu see praegune selline siin hoovi peal veel nõukogude ajast pikk see varras selline. See asi siin, ma pakun, et see on Kurilka, mis vangla aegadel on ehitatud. Ja need siin, kui ma enne ütlesin, et hobuse tallist hobustest midagi räägin, siis see on elektrikarjus. See, mis ma nüüd räägin, mina ei väida, et see on tõde või see on vale. See on lihtsalt ajakirjandusest kättesaadav informatsioon. Et 2014. aastal toonane mõisa omanik elades ise välismaal pidas siin hobuseid. 11 hobust ja 4 poni vist. Ja need siis mingisugune amet, ma ei tea, veterinaaramet vist tegi talle mingeid ettekirjutusi, et loomad on hooldamata, loomad on toitmata, jootmata. Et kui ta midagi ette ei võta, siis need loomad konfiskeeritakse tema käest. Ja põhimõtteliselt 2014 siis niimoodi oligi, et kohalikud võeti appi ja need hobused vist olid kuidagi jooksid siin ümbruses ringi. Ja need aeti siis taga ja püüti kinni lõpuks ja omanik küll vist vaidlustas kohtus selle loomade likvideerimise, aga minu teada sellest tal nagu mingit kasu ei olnud, et need hobused ja ponid pandi oksjonile ja müüdi maha uutele omanikele. Sellist, loomapidamise jäljad, ütleme siis niimoodi. Et siin need hobused siis elasid tõenäoliselt. Et selle kohta ma just öelda, kas see on koerakuut või jänese urg või siin isegi lambid veel laes. No vot, seekord siis selline episood sellisest kohast, et kes teab, see teab, kes ei tea, loodan, et sellel on tore vaadata. Täna siis kõik ja järgmise korrani. Tšau!